Aga head komisjoni liikmed, head külalised, head ka vaatajad, kuna meil on siin avalik istung, et meil on täna päris palju asendusliikmeid, et tõesti siin on selline gripihooaeg on, et päris paljud on haigestunud, aga mul on hea meel, et peaaegu et kõik fraktsioonid on meil kohal, et on leitud asendused, sest et meil on ka oluline teema täna, mis puudutab nüüd e-hääletamist, e-valimisi ja selle auditeerimissüsteemi, et ma kõigepealt teen ettepaneku, et kinnitaks selle nädala töökava ja siis enne seda, kui me kinnitame, et siin on ka paar küsimust, palun. Teen ettepaneku nädala päevakorda hääletada, sest ma isiklikult olen sellele vastu, kuna ma näen, et antud küsimus ei puuduta antud komisjoni tööd. Et seetõttu minu ettepanek hääletada ja soovin hääletust. Ja, aitäh selle ettepaneku eest. Esiteks, et e-valimiste teema on meil olnud päris korduvalt siin komisjonis, et meil on olnud nüüd vist 3 korda nüüd eelmisel aastal, kus meil ühel istungil oli ka OSCE ODIHR-i esindajad, kes selgitasid oma raportit ja teine, et see, mis puudutab nüüd e-valimiste korraldust ja läbipaistvust, see on komisjoni pädevuses kuuluv teema, kuna see on üks osa korruptsioonivastastest meetmetest, mis on siis tulenevalt korruptsioonivastase seaduse paragrahv 9 lõige 1. Et tänaseks me teame, et TalTechi õppejõud, doktorant Tarvo Treier, kes on tänaseks ka tulnud, on tuvastanud auditeerimissüsteemis erinevaid lünkasid ja sellest on olnud juba ka meedias juttu. Ja täna oligi ettepanek, et temal oleks võimalik siis näidata need võimalikud probleemid, ka mängida läbi need ohustsenaariumid, nagu näiteks, et mõned momendid, mida siis näiteks auditeerimissüsteem ei tuvastanud, näiteks nii-öelda kummitushääle lisamine või kui olid hääled muudetud või siis kui oli näiteks mitu häält antud ja siis oli ka paberhääl, siis ikkagi jäi nagu arvesse e-hääl, et kas seda näiteks süsteemi tuvastatud ja siis, et oleks võimalik ka nendele nii-öelda küsimustele ka vastused saada ka valimisteenistuse poolt, et kuidas siis on seda programmi muudetud, kas muudetud, millest siis sellest teada saadi, et see on kindlasti komisjoni pädevuses ja et e-valimiste teemat on käsitletud ka teise esimehe ajal. Siin palun veel üks küsimus protseduuri kohta. Ja ma toetan ka nagu Anti ettepanekut ja ma pean küll ausalt tunnistama Tarvo Treierit, me tunneme varasemalt, sellepärast ma võin teda ka sinetada, et ma lugesin küll su raportit, aga ma ei saanud sellest väga hästi aru, see oli üle minu võimekuse piiri, aga ma saan aru, et sa leidsid, et on auditeerimises mingisuguseid vajakajäämisi ja et see auditeerimine peaks parem olema. Aga me oleme ka korduvalt seda arutanud ja mitte kunagi ei tule korruptsiooni sealt välja, et kui seda auditeerimise süsteemi arutatakse, see ilmselt on põhiseaduskomisjoni pädevuses arutada, aga me ei ole mitte kordagi korruptsiooni kui niisugust sellest tuvastanud ja ma ka selle uue raporti valguses ei näinud seal ühtegi korda mainitavat sõna korruptsioon või korruptsiooni oht, kuigi ma tunnistan, et ma ei lugenud väga põhjalikult ja ma ka sooviksin hääletada, aitäh. Ja, aitäh, et esiteks, et me ei ole korruptsioonikomisjon, me oleme korruptsioonivastane erikomisjon, mis tähendab, et igal pool, kus on võimalikud ohud, kus on võimalik läbipaistvuse puudumine, kus on võimalikud turvaohud, eriti valimiste pool, siis see on see koht, kus meie peaksime reageerima ja me peaksime ka aru saama, et jah, ma saan aru, et võib-olla mingid asjad võisid olla liiga tehnilised, aga see on ka põhjus, miks ongi selline komisjon eraldi kokku kutsutud, see ongi selle jaoks, et meile saaks selgitada nii teadlane, meile saaks selgitada omalt poolt ka valimisteenistus, et alati on mõlemad osapooled kohal, et aru saada, et kui tõsised need ohud on, kas need ohud on likvideeritud, kui ei ole, siis mis ajaks on need ohud likvideeritud, et ma arvan, et see, mis ka kõlas, ka meedias oli kõlanud, et kõik need ohud, et need on piisavalt tõsised, ikkagi sellega tegeleda, et ma saan aru, et muidugi see on iga Riigikogu liikme kaalutlusõigus, otsustusvabadus, et kuidas siis kas hääletada päevakorra poolt või mitte, aga ma arvan, et see teema on piisavalt tõsine, et kus meie peaksime ka tegelikult suuremat infot omama ja ka tegelikult võimalik, et siit edasi ka mingi seisukoha kujundama, võib-olla ka pärast saata ka põhiseaduskomisjoni vastavad ettepanekud.
Palun. Ja tere, et põhimõtteliselt see, millega korruptsioonikomisjon tegelema peaks või korruptsioonivastane erikomisjon, see on ju korruptsiooniseaduses seal ilusti kirjas. Aga praegu mulle tundub küll, et kui me siin seda töökava või seda päevakorda vaatame, et siis siin on tegemist ikkagi tehnilise küsimusega, kus need vead võiksid olla, et ega siin ei ole ju tuvastatud seda, et kuskil oleks mingisugune korruptsioon kuskilt juba välja tuleb. See on tehniline küsimus ja seda võib avalikkuses ja tegelikult peakski avalikkusest rääkima. Aga mul on tegelikult, ma tahaks vaadata siin natukene laiemalt, nimelt see, et nagu te ütlesite siin alguses, et seda e-valimisi on mitu korda käsitletud. Aga ma küsiks sama hästi, kas tavaliste tavavalimiste auditeerimist on ka samamoodi siin käsitletud. See on nüüd üks küsimus, et ka meie demokraatlikus riigikorralduses lõppude lõpuks valimised peavad niikuinii toimuma. Ka tavavalimistel võivad seal olla korruptsiooniohtumid, kõik seal, ega seal ka midagi lõpuni ideaalselt ei ole. Ma soovitaks, kui midagi käsitleda, siis ikka terviklik vaadet ja isegi terviklik vaade ei peaks olema selle komisjoni asi, vaid peaks olema avalikkuses või põhiseaduskomisjonis äärmiselt olulise teemana. Seetõttu ma arvan, et see päevakord on natukene liiga kitsalt kokku tõmmatud ja liiga meelevaldselt, ütleme poliitiliselt. Ja aitäh selle seisukoha eest, et igal Riigikogu liikmel, komisjoni liikmel, aga muidugi miks ka mitte asendusliikmel on võimalus teha ettepanekud päevakorra osas, et muidugi, et kui on soov, et käsitletaks ka tavavalimisi, võime ka mingil komisjonil käsitleda ka hea meelega ka tavavalimisi, et miks just see teema, miks just konkreetsed e-valimised, see tulenes ikkagi sellest, et oli eraldi avalikustatud see probleem, see oli avalikustatud ka valimisteenistuse poolt, see käis ka meedias läbi. Ja nagu ma ütlesin, kõik, mis puudutab läbipaistvust või läbipaistmatust, see on selle komisjoni teema, sest kui me loeme korruptsioonivastast seadust, eriti see, mis puudutab komisjoni, siis komisjoni pädevuses on kõik see, mis puudutab korruptsioonivastaste meetmete ja kogu seda teemat, mis puudutab siis võimalikku läbipaistmatust. Ehk siis see on hästi laia tõlgendusruumiga säte, et jah, tõesti, ja praeguse Riigikogu kodu- ja töökorra järgi komisjoni esimees on see, kes siis juhib ja siis paneb päevakorra paika ja muidugi igal Riigikogu liikmel on võimalus kas hääletada poolt või vastu, aga siin ma veel kord ütlen, et minu hinnangul on see teema piisavalt oluline, arvestades, et nüüd on ka valimised läbi, ehk siis see teema ei ole politiseeritud, aga samas meil on võimalik enne järgmiseid Riigikogu valimisi tegelikult näha neid võimalikke ohte, teha mingisugused järeldused, võimalik, et siit tulenevalt ka teha seaduseelnõu, sest ma tean, et näiteks põhiseaduskomisjonis on olnud arutlusel, et seadusemuudatused on vajalikud, eriti arvestades kõiki neid asju, mida OSCE ODIHR-i raport tõi välja, need probleemid, et igal juhul on vajalik seadusemuudatus ja võimalik, et tulenevalt ka nendest probleemidest, mis veel lisaks on nüüd tänu teadlaste tööle välja tulnud, et võimalik, et on veel mingid küsimused, mida me saame ka avalikult arutada. See ongi tegelikult avalik arutelu, see on avalik istung. See ongi selle jaoks, et nii Riigikogu liikmed saaksid natuke targemaks võib-olla ka tehnilistes aspektides, aga ka avalikkus oleks teadlik, mis need võimalikud ohud ja probleemid on. Ja et ma ütlen, et siin on tegelikult need asjad, mis sellest tööst välja tulid, on väga olulised, et ka mitte ainult avalikkus, aga eelkõige Riigikogu liikmetele teadmiseks, sest me oleme siin seadusandjad, me oleme teinud kõik need seadusemuudatused, seaduseelnõud, mis siis puudutab e-valimiste süsteemi ja täna, kui me näeme, et näiteks see otsast lõpuni kontrollitavus on puudulik, kui me näeme, et võib-olla sõltumatu kontroll ei ole tagatud, kui me näeme, et see auditeerimissüsteem täna ei suuda tuvastada võimalikke riske ja ohte, see on see asi, mida me peaksime koos arutama, et ma arvan, et siin ei ole midagi sellist politiseeritud, me ju ei pane nii-öelda küsimuse alla mingisuguseid tulemusi praegu, me lihtsalt arutame konkreetseid ohte, kus me siis teaksime paremini, et mida on vaja muuta, kuidas teha paremaks. Et minul on nagu küsimus, et miks on siis sellele nagu selline vastuseis. Jah.
Ma küsin, et mis vältega me peaks neid e-valimisi siis siin niimoodi igaks juhuks analüüsima kogu aeg, et vältida korruptsiooniohtu, et kas siis aastas 2 korda, sest mina olen juba oma lühikese Riigikogus olemise jooksul nüüd 2 korda siin ja Rail Baltica on samamoodi 2 korda olnud ja kummalgi ei ole kordagi käinud läbi sõna korruptsioon kuskilt, aitäh. Jah, aitäh, aga mõlema puhul on jätkuvalt kõik need probleemid üleval. Et vaatamata sellele, et me oleme neid asju siin püstitanud mitu korda, nii ka Rail Baltica puhul, kahjuks need ohud, probleemid, riigivara ebaproportsionaalne käsitlemine on ikka, kõik need probleemid on samamoodi üleval. Ja e-valimiste puhul, ega see teema ei oleks täna päevakorras, kui oleks avalikuks tulnud see info ja need olulised ohud. Et ikkagi, kui tuli välja, et ma võin siin ka võib-olla natuke täpsemalt öelda, et kui just teadlane Treier tegi, eks ole, need erinevad veastsenaariumid läbi, et testis neid, siis sealt on ju tuli välja, et kui palju tegelikult siis see auditeerimissüsteem praegu lasi läbi neid võimalikke manipulatsioone, nagu ma ütlesin, et nii-öelda kummitushääle lisamine või siis olid näiteks valesti tühistatud hääled, mis tegelikult oleksid pidanud kehtima. Või siis, nagu ma ütlesin, et kui muudeti näiteks häälte järjekorda, kui näiteks oleks inimene, kes oleks hääletanud mitu korda, siis ka seda ei märganud süsteem, kui neid hääli muudeti. Et selles suhtes, et need ja veel üks asi, mida tuleks nagu vaadata, on see, et sellest oli teada antud valimisteenistusele, samas valimisteenistus andis sellest teada ainult päev pärast seda, kui kõik e-hääled olid tühistatud. Et aasta aega oli info valimisteenistusel olemas, aga millegipärast sellest anti teada päev pärast seda, kui kõik e-hääled tühistati. Et siin on ka küsimus, et miks siis ei teavitatud kas või meie komisjoni, kui meil kõik need istungid olid, et kolm korda me istusime, et miks siis too hetk ei teavitatud meid, et olid need probleemid üleval, ei viidud parandused sisse, kas või kohalikeks valimisteks, aga seda tehti avalikuks alles siis, kui kõik need e-hääled, valimise e-hääled tühistati. 8. detsembril tühistati hääled, 9. detsembril valimisteenistus teeb pressiteate, et on sellised ohud. Ma arvan, et need on ka küsimused, millele võiks nagu vastuse saada. Kui Riigikogu liikmed arvavad, et need ei ole piisavad küsimused, piisavad tõsised küsimused, millele ei ole vastuseid, see on muidugi Riigikogu liikmete õigus. Peaks päevakorra hääletamisele panema, et juba läksite sisu juurde jutuga. Jaa, et see ei ole sisu, see on ju protseduur, et teil on küsimused, et miks me seda teemat arutame, kus siin on võimalik korruptsiooni oht, miks see on meie päevakorras ja mina nimetan teile need argumendid, miks see on meil päevakorras. Et siin oli veel kellegi käsi üleval, et Anti. Ma lihtsalt tahtsin teile öelda, et te võiksite kasutada sel juhul sobilikku formaati, et antud juhul see kindlasti ei puuduta korruptsioonivastase komisjoni tööd, teie eelnõu ettepanek. Nii et Riigikogus on väga palju erinevaid võimalusi teil teemat tõstatada, arutleda, külla kutsuda. Ma arvan, et kasutage korrektset formaati ja ärge kuritarvitage enda positsiooni komisjoni esimehena. Aitäh. Jaa, aitäh. Ma veel kord tuletan meelde, et Riigikogu kodu- ja töökorra järgi komisjoni juhib esimees. Ehk siis esimehel on kaalutlusruum, mis tuleb päevakorda, kuidas ja teiseks, ma saan aru, et te ei ole komisjoni liige, et võib-olla ei ole ka nii hästi kursis korruptsioonivastase seadusega eraldi, mis on seda puudutab komisjoni tööd, et see kaalutlusruum on väga lai, et see, mis puudutab erinevaid, eks ole, meetmeid, erinevaid, mis puudutab just läbipaistmatust, et seda sätet saab väga laialt tõlgendada. Mina arvan, et need asjad, mida ma nimetasin, on väga olulised, et muidugi võib öelda, et miks me siis ei aruta seda põhiseaduskomisjonis, aga see on küsimus põhiseaduskomisjoni esimehele, kes on praegu Eesti 200 liige, kes ka lubas, et tehakse seadusemuudatused juba pärast OSCE ODIHR-i raportit. Samas pole midagi toimunud. Et siin on nagu küsimus, et miks te siis ei tõstata neid asju võib-olla alatistes komisjonides, olgu see põhiseaduskomisjon või mõni muu komisjon, et ei tehta ju seda, siis pole midagi teha, et ei ole vaja imestada, et miks siis seda teemat tõstatakse siin. Et
see uudis tuli välja, see töö on avalikustatud, sellega saavad kõik tutvuda, aga samas Riigikogu liikmetel pole olnud mitte mingit sisulist arutelu sel teemal. Et muidugi, et võib esitada erinevaid nagu vastuargumente ka minu töö osas, aga minu kohustus on see, et kui on kuskil näha läbipaistmatus, on näha näiteks turvaohud e-valimist, minu kohustus on see, et tuua see päevakorda ja siis komisjoni liikmed hääletavad kas poolt või vastu. Ja Anti Poolamets. Jah, aitäh. No mulle teeb muret koalitsiooni häiritus selle teema avalikustamisel. Et milles asi, ma küsin? Miks me ei peaks sellega tegelema? Vaat mul on see küsimus. Meil on olemas ekspert, meil on olemas probleem, meil on olemas läbipaistvuse küsimus ühes kõige olulisemas riiklikus küsimuses, mis puudutab väga tihedalt võimu legitiimsust, puudutab teid ja puudutab ka opositsiooni rahustamist. Tegelikult, et me vaatame neid teemasid, mitte ei põgene nende teemade eest. Ja ainuke, millega võib nõus olla, et mitte ainult siin komisjonis ei pea seda käsitlema, vaid peaks paljudes komisjonides, ühisistungitel ja suures saalis käsitlema selliseid vägagi valulikke teemasid ja küsimusi, et seda veel kuidagi kitsendada. Tähendab, et algus sellest komisjonist on väga põhjendatud. Ma arvan, et siin tuleks 2-3 komisjoni pluss konverents sellisel puhul teha, kui on tekkinud küsimärgid kõige tähtsama selle hoone legitiimsust andvates küsimustes. Ei ole tavaliselt nagu legitiimsus või valimiste siis, kui uuringuid tehakse, ka välismaal ei ole 100%, ka pabervalimiste, siis usaldus rahva hulgas. Aga meil on ränk probleem, nagu te näete uuringute põhjal, ligi 50% inimesi ei usalda e-valimisi. Siis on meil ka läbipaistvuse probleem juba massides. Ja see usalduse probleem on väga suur ja sellepärast on nagu erakordselt põhjendatud selle arutlemine siin järjest mööda komisjone. Aitäh. Ja aitäh, Priit Sibul, protseduuriline. Aitäh. No mina arvan ka, et kui see asi meil nii-öelda päevakord on pandud ja me selles komisjonis oleme õige mitmel korral seda küsimust arutanud, tõesti, nii nagu Irja alguses viitas, et on palju tehnilisi aspekte, millega ei ole, aga minu arusaam on jälle risti vastupidine, et kui on tehnilised aspektid või midagi, millest ma aru ei saa, siis ma hea meelega harin ennast ja täna on siin laua taga inimesed, kes on valmis seda tegema, et muidu on väga raske, kui ma ei saa probleemist õieti aru, et kuidas ma neid lahendusi pakun, et on üsna põhjendatud, et me siin komisjonis meile ka puust ette ja punaseks värvitakse need probleemid, et meil oleks võimalik neid kitsaskohti arutada ja ma arvan, me teeks täna karuteene, kui me seda ei menetleks, sest neid pealkirju, et komisjon ei ole valmis arutama seda teemat, kindlasti täiendavalt e-valimiste osas tekitab skepsist, mida minu meelest ei ole Eesti ühiskonda kindlasti mitte vaja. Aitäh. Ja aitäh. Palun. Jah, selguse huvides kordan veel kord üle, et küsimus ei ole teemas, küsimus on formaadis. Küsimus on selles, et teema ja see sama formaat, ehk siis korruptsioonivastane erikomisjon ei sobi kokku praegusel juhul. Ja neid meelevaldselt seostada on natukene palju. Selles on asi. Teema enda vastu ei ole siin mitte kellegil. Teemat on valmis arutama mis tahes sobivas formaadis me kõik siin Riigikogus. Ja aitäh, et kui te olete valmis arutama, siis on nagu küsimus, miks siis ei tõstatata seda üheski komisjonis. Ja nüüd on küsimus ka formaadi osas. Täpselt korruptsioonivastase erikomisjoni formaat on täpselt samasugune nagu ka teistes komisjonides, et meil on igast fraktsioonist on olemas esindajad, on, nagu ma ütlesin, korruptsioonivastase erikomisjoni seadus, kus on konkreetselt kirjas, et meie tegeleme kõikide nende küsimustega, mis puudutab korruptsioonivastaseid meetmeid, et ma ütlen, et see ei ole korruptsioonikomisjon, see on korruptsioonivastane erikomisjon, ehk siis me peame alati reageerima seal, kus on võimalik läbipaistmatus, kus on võimalik manipulatsioon, kus on ka võimalik potentsiaalne korruptsioon, sest et praegusel hetkel, kui ikkagi on võimalik see, et audiitor ei ole võimeline tuvastama erinevaid võimalikke manipulatsioone, erinevaid võimalikke veastsenaariume, siis see on see koht. Fraktsioonikaaslased on
olnud päevakorra poolt, on kinnitanud, on olnud võib-olla kriitilised teatud külaliste osas, aga on alati kinnitanud päevakorda, kuna on olnud alati selline ikkagi konsensus, et ikkagi seal, kus me näeme ohte, et seal, kus ikkagi on vajalik nii avalik arutelu, nii Riigikogu selline arutelu, et ikkagi neid asju ka arutatakse. Üldiselt, et nagu ma ütlen, et muidugi komisjoni liikmel on võimalus kas kinnitada või siis kas hääletada poolt või vastu päevakorrale, aga jah, tõesti, et nagu ma nõustun ka veel ühe komisjoni liikmega, et ega see ei jäta väga head muljet, et mis on see põhjus, miks me siis ei soovi neid probleeme arutada. Äkki raiskaks inimest aega ja läheks hääletama, 10 korda. Jah, et siin öeldi, et me ei raiskaks inimest aega, et ma ei tea, et võib-olla kui me raiskame lugupeetud asendusliikme aega, et siis võib-olla, aga täna jah, külalised on eraldi tulnud, et ma arvan, kui me raiskame kellegi aega, siis me läbi selle raiskamegi aega, et me laseme külalistel tulla ja siis ütleme, et komisjoni ei toimu. Aga komisjoni liikmed, tähendab külalistel on pärast seda ikkagi võimalik jääda ja vabas formaadis ka esitada siis nendele komisjoni liikmetele, kes jäävad, esitada ikkagi ka see ettekanne, mis ma arvan on väga vajalik ja mida ka päris paljud soovivad näha ja kuulda. Aga tulenevalt siis nendest erinevatest ettepanekutest, et ikkagi uuesti tagasi oma esimese siis küsimuse juurde, ettepaneku juurde, et minu ettepanek on kinnitada selle nädala töökava, mis siis on täpselt selline, nagu see oli siis välja saadetud komisjoni liikmetele eelmisel nädalal, et kuna siin on palju asendusliikmeid, et ma veel kord ütlen, et selle nädala päevakord on järgmine, et siis töötame ainult täna, kus siis meil on pandud päevakorda lüngad ja turvaohud e-hääletamise auditeerimise süsteemis. Et teen ettepaneku see päevakava või see töökava kinnitada. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. 1, 2, 3. Kes on selle vastu? 4. Suur aitäh, et sellest tulenevalt, kuna poolthääli oli vähem, siis sellest tulenevalt töökava ei ole kinnitatud. Nii, aitäh. Selle pean istung läbi, aga siit edasi saab jätkata vabas formaadis, et mul oleks ikkagi palve, et kui ikkagi on võimalik, meil on kutsutud TalTechi õppejõud ja doktorant Tarvo Treier, meil on ka riigi valimisteenistuse juht Aarne Koitmäe, ekspert Indrek Leesi, samuti MTÜ Ausad valimised juht Märt Põder. Et ikkagi, kui on võimalik, et meil on sellest ka ülekanne, et TalTechi õppejõud, doktorant ja Tarvo Treier ikkagi tutvustada. Et ma väga vabandan, et siit tuli välja, et ma juba eelnevalt tegin väikese tutvustuse teie tööle, aga kui on võimalik, et me hea meelega kuulaksime ikkagi eksperti. Aitäh teile! Tere ja aitäh kutsumast! Kahju, et kogu komisjoni ei saa kuulata, aga see selleks. Etteruttavalt ma ütleks, et ma ei otsinud vigu sellest e-hääletamise süsteemist. Et ma tahtsin teha audiitoritele sihukest näidisandmestikku, mille peal nad saaksid tutvuda võimalike veaolukordadega, et siis olla valmis päris auditeerimisel. Kuna komisjoni kutsega tuli kaasa soov, et ma kuidagi visualiseeriks, et siis ma mõne slaidiga seda püüdsin teha, et ma siis käiks need slaidid läbi ja siis vaataks küsimusi. Et kui kellelgi on midagi tahab kuskil pausi midagi, võib ka vahele segada, et täitsa okei. Ma tegin niisuguse pisikese testvalimised, põhimõtteliselt midagi sarnast, mis toimub meil siis päris protseduurides, kus on niisugused proovivalimised. Ja antud juhul siis oli valijate nimekiri lühike, 4 tükki. Need nimed ei ole siin väga olulised, need on välja mõeldud lihtsalt selle konkreetse näite jaoks. Ja siis kelle poolt hääletada saab, valimisnimekirjad on ka olemas.
on kaks valimisliitu, kes kõik kandidaadid on ühes ringkonnas ja siis nende poolt saab hääletada. Ja kuna see oli siis proovi valimine, siis ma ka tean, kelle poolt kes hääletas. Et meil oli siin eelnevalt oli neli isikut, kes saavad hääli anda ja siin on nende antud hääled. Et näiteks kodanik Tamm hääletas 4 korda ja kõik 4 korda hääletas ta kandidaadi poolt, kellel oli number 101. Ja siin näiteks Kuusk on hääletanud 2 korda, mõtles ümber, lõpuks jäi 107. Sepp hääletas e-häälega 3 korda, aga lõpuks hääletas paberiga üle. Et on niisugune pisikene stsenaarium. Ja mis on siis oodatavad tulemused, et kui ma nüüd siin reeglite järgi selle käsitsi läbi tegin, et e-hääli pidi alles jääma nendest 10-st 3 tükki. Need vastavad kandidaadid peaksid kõik saama 1 hääle, et 101, 107 ja 108 ja siis 1 paberhääl ka. Ja alustan sellega, et siit on küll väga kehvasti näha, aga ma proovin juurde seletada, äkki siis läheb selgemaks. Et ma vaatasin oma siis selles artiklis, oma selles eksperimendis töötlemisrakendust. See töötlemine on siis toimub, kui meil on hääletamine lõppenud, jaoskonnad on suletud, kõik on valmis selleks, et edasi toimetada. Ja seda tehakse peamiselt töötlemisrakendusega. Töötlemisrakendusel on 4 sammu, seal näiteks vaadatakse mingit, et kas sedelitel on allkirjad küljes, tühistatakse neid korduvhääli, vaadatakse, et kas keegi on paberiga üle hääletanud, sellised reeglid. Ja lõpuks tehakse need sedelid anonüümseks ja siis ta liigub edasi siis lugemisele. Ja iga see samm jätab maha mingi logi. Ja lõpptulemusena siis selle töötlemise lõpptulemusena meil mingi hulk anonüümseid sedeleid. Ja andmepõhine auditeerimine võiks siis välja näha selline, kus võetakse need siis tõendid, need logid, need tulemused ja siis audiitor nende põhjal otsustab, kas see tulemus on korrektne või ei ole korrektne. Ja ta võib selleks kasutada tööriistu, mingeid muid skripte, käsitsi kontrolle. Antud juhul ma vaatasin ainult rakendusi, et need, mis on meil avalikult teada, mida ta kasutada saab. Ja andsin siis ette selle sama valimiskasti, mille sai töötlemisrakendus. Andsin need logid ette ja siis vaatasin, mis see auditirakendus hinnanguks annab. Et samasuguse asja teeb audiitor läbi päris valimistel. Ma nüüd mõnele slaidile panin ka sellised tehnilisemad videod, et need ei olegi tegelikult mõeldud nii väga siin komisjonis väga sügavale süvenemiseks, aga natukenegi sellest audiitori tööst, millega audiitor siis ka vastamisi seisab, et aru saada. Et ma kõigepealt võtan ette siis valimiskasti, elektroonilise valimiskasti, mille me saame peale hääletusperioodi töötlemiseks, nende reeglite elluviimiseks. Ja selles hääletuskastis on iga hääletaja kohta on mingi kataloog ja siis igas kataloogis on mingi 4 faili. Nendest üks on digiallkirjastatud meie sedel. Et siin oli neid 4 tükkis, meil oli 4 hääletajat, aga päris valimistel võib olla neid 100 000.
Ja järgmisena ma lasin läbi, et ta käib väga kiiresti, muidu audiitoril käib ta ka päris kiiresti. Audiitor saab tõenäoliselt öelda, et palun oodake, nüüd ma vaatan, me saame ka siin pausi teha, kui me tahaksime, saame see tagasi tulla. Aga ma lasen need 4 sammu praegu läbi, et audiitor näeb midagi sarnast. Ja kohe jõuame lõpuni. Ja viimane samm on anonüümseks tegemine. Et me saame nendesse logidesse, võime siin küsimuste voorus näiteks ka süübida, aga ma praegu lähen edasi, sest need näited on kuskil kaugemal. Et ma järgmisena teen need sedelid lahti, et lihtsalt käime see protsessi korra läbi korrektsete andmete peal. Nii. Nüüd meil on hääled on kuskil avatud ja me saame tulemused. Siin on väga pisikeselt näha, ma panin teise slaidi kõrvale tagasi, et see on niisuguses tehnilises formaadis, aga tegelikult see sama info, mis mul oli siin tabelis, et siit on näha näiteks, et 108 sai 1 hääle, 107 sai 1 hääle ja 101 sai 1 hääle, et mis vastab siin e-hääletuse tulemustele, need oodatavatele tulemustele, see oli meil korrektne seis. Ja mida siis audiitor teha saab, saab oma auditi rakenduse näiteks käima panna. Et kui ma nüüd saame järgmise slaidi. Ja audiitoril on ka siis oma käivitatav rakendus, kus talle siis rakendus lõpuks ütleb, kas oli korrektne või olnud. Et siin 3 viimast jahi väljendavad seda, et kõik oli korrektne. Ja nüüd ma võtsin järgmiseks siis esimese veaolukorra, kus oletame, et soovitakse ühte kehtivat sedelit asendada mingi siis libasedeliga, mis üldse ei pärine sellest valimiskastist, mille me saime hääletamise lõpptulemusena. Ja siin see eraldiseisev failikene kuskil asub ja see puudutab seda e-häälte anonüümseks tegemise siis sammu. Kuidas seda täpselt tehakse? Et siin ekraanil ma kohe siis demonstreerin ka, ilmselt kui see oleks rünne, siis ta ei toimu niimoodi pidulikult ekraanil, et rõhutatult, aga proovime. Selles stsenaariumis tulemused on ilmselgelt siis väärad, mitte need, mida me tahtsime, aga selle esimesel olukorral auditi rakendus püüab selle vea olukorra kinni. Et ma näitan ka seda olukorda, kus auditi rakendus saab selle püüdmisega hakkama. Nii. Ma tean, et see näeb kohutav välja. Panen korraks kohe pausile ka. Nii. Et need sedelid elektrooniliselt näevad umbes täpselt sellised välja. Et siin on 3 sedelit. Meil alles pidigi jääma anonüümseid 3 tükki. Selle väikse tühiku ja koma koha pealt järgmine algab. Ja praegu selle manipulatsiooni eesmärk on see esimene sedel, mis mul siin on ära märgistatud, asendada sellega, mis mul siin allpool on, kuskil eraldi failis ootel. Et selle ma näiteks olen ette valmistanud. Ja nüüd, et seda ära vahetada, on erinevaid võimalusi. Ma neid võimalusi, kuidas vahetada, artiklis ei käsitlenud. Aga siin lihtsalt üks mingi pisikene skript, mõned read,
mida tõenäoliselt siis nii avalikult keegi ei manipuleeriks. Aga igal juhul selle pisikese skripti tulemusena ma võtsin siis sealt eraldiseisvast failist sedeli ja panin siis sellesse siis anonüümsete sedelite hulka. Nii, seda me juba vaatasime. Ja nüüd vaatame tulemused üle, et kas meil õnnestus see manipuleerimine. Ja siin on näha, et kui ennem oli kõigil, kes said hääle, oli 1, siis on näha, et nüüd see 108 oma on liikunud 101-le, et tema häält me siis suutsime tulemustes mõjutada. Ja vaatame ka üle auditi rakenduse, et sellel katsel audit leiab vea ülesse. Et siin pisikeses tekstis kõige alumine küsimus, tühistuslogika. Siin tekkis küsimus, Priit Sibul. Ma tahan lihtsalt aru saada, et kas sa kirjutasid ise mingi programmi või see on kasutatud ikkagi meie seda valimisprogrammi, kus sa neid katseid tegid, et lihtsalt aru saada? Jaa, aitäh. Tõesti, jätsin täpsutamata, et see on praegu, millega ma seda demonstratsiooni teen, et see on viimasel kohalikel valimistel kasutatud koodiversioon, mis on siis minul käima pandud ja mille peal ma seda eksperimenti praegu teile teen. Ja ma lihtsalt taustaks ütlen, et valimisteenistus on teinud siis koostööd TalTechiga ja see on, nagu ma saan aru, üks osa sellest, et ikkagi leida neid probleeme, eks ole. Okay. Ja siin see viimane küsimus, vastus ei, näitab seda, et sellise olukorra püüab auditi rakendus kinni. Ja lähme edasi sama olukorraga, aga väikse täiendusega. Et nüüd siin sellel korduvhäälte juures on mul tehtud logi punaseks ja seal ja siin tekkis küsimus. Et kui audit leiab vea, kas see tähendab seda, et seda viga sellisel, kui sa teha, et tegelikult meil tulevad ikkagi õiged valimistulemused? Jaa, et audiitor igal juhul selle koha peal märkab ja tõstatab küsimuse, otsitakse põhjus üles ja see tõenäoliselt eemaldatakse see vale hääl. Et see olukord keeratakse siis tagasi või seda on võimalik märgata, tõestada. Aga nüüd teades auditi rakenduse mehhanisme, seda üle vaadanuna leidsin võimaluse, kuidas konkreetsest auditi rakendusest mööda hiilida. Et tehes sinna ühe logi muudatuse veel, mis selles esimeses manipulatsioonis meil ei olnud. Et esimeses me vahetasime ainult anonüümsete juures sedeli ja temale vastava logi, aga see paistis välja meil audiitor rakendusele. Ja nüüd täpselt sama siis samamoodi lähme uuesti auditeerima, siis auditi rakendus ütleb, et see on terviklik, sellega on korras, aga tegelikult ei ole. Aga nüüd vaatame teda siis natukene lähemalt. Siin ma panin need slaidid, aga et natukene iseloomustada seda, et need logid näevad umbes sellised välja, et on iga sedeli kohta on siin mingi kirje ja nüüd on minul on eesmärk saada üks kirje seal ära vahetatud millegagi, mis ma siin välja arvutan. Et mul on siin üks väike lisaprogramm, mis mind aitab ühe logi siis
rea välja vahetada. Et see on mingis tekstidokument, kui mul on võimalus seda muuta, siis ma saan niimoodi teha. Ja kui mul nüüd on see logi, nii, jah, vaatame nüüd seda ma läksin natuke juba olukorrast ette, proovin seda käima panna uuesti. Et nüüd on siis, toimub see ühe logirea muutmine. Et see rida on muutunud. Ja siis vaatame üle tulemused. Ja tulemus on juba, oli ennem juba meil teada, see sama 26. Aga nüüd audiitorrakendus enam seda hoiatust meile ei anna. Et see on niisugune teoreetiline koht, millega oleks võimalik see konkreetne audiitirakendus siis ära petta. Järgmine olukord, mille ma valisin siin demonstreerimiseks, on selline, kus korduvate e-häälte tühistamise juures selle asemel, et õigeid asju ära tühistada, võetakse esimese hääletaja kõik 4 sedelit ja öeldakse, et see ongi meie tulemus. Et võetakse siis tal oli 4 sedelit, esimesed 3 peaksime tühistama reeglite järgi, aga me võtame need tühistatud sedelid ja paneme teistele kehtivateks. Et ma proovisin seda kuidagi ka, see on ka olukord, milles auditirakendus siis hakkama ei saa, aga auditirakendus tegelikult ei ole ka selle olukorra jaoks mõeldud, et meil selle olukorra jaoks täna eraldi rakendust ei ole. Nii. Ja siin selles kribu tekstis ma siis teen seda, mis ma ennem just ütlesin, et ma võtan ühe hääletaja kõik sedelid, nii kehtivad kui kehtetud, ja üritan seda siis näidata kui kogu valimistulemust ka teiste sedelid asendan ühe omaga ära. Natukene edasi hüpata. Et vastavalt tuleb ka mul logikirjad ära muuta, et see usutavam oleks, see muudatus. Ja nüüd ma siis pärast seda, kui ma olen need sedelivahetused teinud, vaatame, mis tuleb tulemus. Meil varasemalt oli igal ühel üks hääl lõpptulemuses, aga nüüd on näha, et peale esimese pole kellelgi ühtegi häält ja esimesel on 3 häält. Ja nüüd siis vaatame, mida arvab auditirakendus sellest. Et auditirakendus, nagu ma ütlesin, ei ole selle püüdmiseks tegelikult üldse mõeldud, et teda palju süüdistada ei saa selles, aga igal juhul ta ka ei tuvasta, et mingi kehtivate kehtetute sedelite vahetus oleks toimunud sellisel stsenaariumil. Aga kes meie valimissüsteemis selleks mõeldud on siis, kui sa ütled, et audit ei peagi seda leidma, et pole selleks tehtud, aga kes või mis süsteem peaks selle avastama? Ikkagi audiitor peaks seda avastama, aga mis vahenditega täpselt selles ma tõenäoliselt valimisteenistus oskab paremini öelda, et ma arvan, et täna see beta andmete pealt võib-olla seda ei tuvastagi, ta võib-olla tuvastab selle pealt, et ta jälgib, et see töötlemine oleks tehtud töötlemisrakendusega,
et nii-öelda selle najalt võib-olla on see kinnitus, aga ma nii-öelda tegelikult täpselt ei tea. Aga sellega said minu need nii-öelda välja valitud näidisolukorrad läbi, et ma neid rohkem praegu siia ei hakanud ette tooma. Ja aitäh, et võib-olla ma siis täpsustan, et ma saan aru, et see on see, mis ma võtan nagu ka, mis tegelikult ka meediast läbi käis, et te vist tuvastasite kokku 37 võimalikku veastsenaariumi, eksperimendis kasutasite 17 ja nii-öelda see kontrolltöörist, nüüd see sama audiitorite kontrolltöörist, mis siis kontrollib kogu seda teemat, et tema tuvastas siis neist vaid 5, et põhimõtteliselt, kas see tähendab, et 12 veastsenaariumi ta lasi läbi? Jaa, et see auditi rakendus oleks võinud püüda kinni 6, millest ta püüdis kinni 5. Et nende ülejäänud olukordade puhul ma ütlen, et ta ei olegi isegi mõeldud selle jaoks, et sealt on nagu palju eeldada, et ta neid, et minul oli ette teada et ta neid ei püüa. Et ta ühte ei püüdnud, see oli see üllatuskoht, aga rohkem üllatusi seal ei olnud. Millise ühe kohta see üllatuskoht siis on, et see oli siis see, mis esimene? See, kus F26. 26.2 jah, oli see, mis oli üllatuskoht, et seda ta oleks võinud püüda, selle jaoks ta nagu on mõeldud, aga seda ta ei püüdnud. Et põhimõtteliselt see, mis ma saan aru ka teie tööst välja tuleb, et praegu mingil määral, et eks ole, et audiitor, kes tuleb, et ta peab mingil määral nii-öelda usaldama seda auditisüsteemi, mis talle antakse ja omakorda ei pruugi olla nii, et audiitor, eks ole, ise kõik need veastsenaariumid niimoodi läbi mängib ja teeb ja see omakorda ju võib ka tähendada, et mõned sellised asjad võivad ju ka sisse jääda ja audiitor teoreetiliselt neid ei pruugi näha. Nüüd siin mulle saadeti ka mõned küsimused ette ja siis oli ka küsimus, et kes neid olukordi siis tekitada võib. Et mina olen silmas pidanud niisugust siserünnet, aga see võib ka olla tarkvara viga. Et meil võib ollagi vigane kood, mingid kontrollid ongi algusest peale puudu, mida pole keegi märganud. Et selle tõttu pimesi audiitor kindlasti ei tohiks ühtegi rakendust usaldada, ilma et ta seda ise läbi proovib. Aga teoreetiliselt ikkagi väidate, et see võib olla ka nii-öelda sisemiselt, keegi võib ju ka, eks ole, neid mõjutada või need olukordi tekitada. Ütleme, et väljaspoolt teda on väga raske tekitada, kuna see käib siis võrgust eraldatud arvutis. Et selliste stsenaariumite puhul suuresti ainult tarkvara viga ja siserünnet mõelda saab. Ja miks ma just seda sise nii-öelda insiderit seda kasutan, seetõttu, et ka lihtsalt OSCE raport viitas ka oma 2023. aasta selles aruandes, et teoreetiliselt tõesti need inimesed, kellel on nii-öelda rohkem seda siseteavet ja võimalusi ja nagu ligipääsu, et teoreetiliselt neil on võimalus, kui teha seda väikses koguses mingisugused manipulatsioone ja et see audiitorprogramm ei pruugi seda avastada, et lihtsalt, et seetõttu oli ka see, miks ma ka teilt üle küsin. Aga ka võib-olla veel seda ma küsiks, et millal te andsite teada valimisteenistusele, eks ole, nendest asjadest, mida te avastasite? Ma andsin teada kahes osas, et kõigepealt eelmise aasta veebruaris, kus ma kirjeldasin neid olukordi, ja juunikuus andsin siis ka päris testandmed, need samad 17 tükki, mille peal katsetada. Et oma algul oli veebruaris oli teoreetiline, et kuidas ja mida ma mõtlen ja siis juunikuus oli andmetega siis näiteandmed tehtud. Et korraga nüüd valimisteenistuse käest, et teie kinnitate seda, eks ole, et te saite siis selle info kätte. Aga siis on küsimus, et miks see info avalikustati nüüd,
et miks seda varem, meil oli lihtsalt komisjonis, me rääkisime nendest võimalikest probleemidest mitu korda, et aga miks see nagu avalikustati 9. detsember? No siin mingit otsest põhjust ei olegi, ise olime hõivatud valimiste läbiviimisega ja